Jaan Rooda, te ei esita 6. juuniks, ma saan aru, oma kandidatuuri spordikooli juhi konkursile? Mitte mingil juhul. Sellepärast, et me oleme linnapeaga juba alla kirjutanud dokumendile, et minu viimane tööpäev on 30. juuni. Jaanuaris andsite mõista veel, et justkui võitlete edasi, viidates laste huvide eest seismisele, et nüüdseks on olukord muutunud siis mingis mõttes? Noh, minu tingimus oli see, et ma osalen nende konkursi tingimuste väljatöötamisel selleks, et ei tuleks siia selline inimene, kelle tegevus kuidagi seaks ohtu noorte spordi turvalisuse Kuressaare linnas ja Saare maakonnas. Ja see oli see põhiline tingimus ja linnapea oli sellega nõus. Tähendab, kui me selle nüüd olime niiviisi linnapeal kokku leppinud, siis ei olnud ju mul mitte mingisugust mõtet enam siin ka edasi siin tegutseda, sellepärast, et ma olen siin juba nii kaua olnud ka. Aga kuivõrd teil linnaga selline kokkulepe on, kas siis see oli linna tingimus, et te ei jätkaks või? No, ütleme nii, et jah. Sellepärast, et selle ettepaneku tegi mulle ikka linnapea. Aga see, et selline ettepanek tuleb, see oli ju näha. See pole mingisugune uudis. Ja noh, elu on praegu selline, tähendab, et noh, ei ole meil sellist arusaamist nagu vanadel indiaanlastel oli, et vanad mehed räägivad, noored mehed kuulavad ja noored mehed hakkavad siis tegutsema. Meil on nii, et noored mehed tahavad ju kohe hakata tegutsema ja nad tahavad ka ise mõelda, kuigi üks suur inimvaim on öelnud nii, et õppimine ilma mõtlemata on kasutu, aga mõtlemine ilma õppimiseta on ohtlik. Ja see on Konfutsius. Noh, aga praegu siin mingisugust võitlust arendada ei ole ka mõtet, sest see ei vii mitte kuskile. Paljud asjad on juba ette otsustatud, ette ära lubatud ja see on praegu meil igal pool. Ja see ei ole mingi saladus. Aga kunagi ei tohi öelda, et kõik hakkab halvasti minema. Sest on muidugi on võimalus, et läheb paremini, on võimalus, et läheb halvemini. Üks asi, mis ei ole võimalik, et läheks nii nagu praegu. Sellepärast tuleb teine inimene, et hakkab teistmoodi vaatama seda asjale. Aga tähtis on see, et meie inimesed, kes siin töötavad, 10 treenerit, et nad saaksid korralikult tööd teha. Et keegi ei hakkaks neid siin pidevalt juhtima. Nii et ega see kogemus tuleb ka aastatega, ega see noorelt inimeselt neid asju nõuda, see on ka palju.